Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil taas kolmandat korda külla tulnud Anastasia Kaldussova. Tšau! Tšau. Organid on maailma kõige toidainerikkam toit. Palju vitamiine, mineraale, ensüüme, aminohappeid ja kasulikke rasvu. Võrreldes sünteetiliste toidulisanditega on organid naturaalsed ja väga kergesti omastatavad. Nutriest on Eesti bränd, mis toodab tippkvaliteediga maheveise organitest toidulisandeid, mis on 100% naturaalsed, ilma täite ja lisaaineteta. Nende külmkuivatusmeetodil säilivad ka kõik kasulikud omadused, nii et kui soovid tunda ennast energilise ja elurõõmsana, pööra pilk nende kodulehele, milleks on nutriest.eu. Kood Angela annab sulle lausa -20% soodustust. Suur aitäh Nutriestile seda podcasti sponsoreerimast. Ja kui eelnevad esimene ja teine kord olid meil ikka siuksed esoteemad ja vaimud ja spirituaalsus ja kõik see selgeltnägemine, siis seekord võtame me ette midagi täitsa teistsugust Anastasiaga. Me siin paar nädalat tagasi, kui me panime paika oma podcasti aega, meil oli kaks varianti, et kas me teeme jälle selle klassikalise esoteema, selgeltnägemise teemadel need jutukesed siin, või siis Anastasial oli siis aktuaalne teema striptiis. Tahtis sellest rääkida, sellest teemast ja ma usun, et iga teema, mis mul siin podcastis on, iga kuulaja, kes satub seda konkreetset podcasti kuulama, satub põhjusega. Ehk et iga inimene, isegi kui sa ei ole otseselt striptiisiga seotud, saad sa endal siit mingisuguseid mõtteid, mis panevad kuskil mingid asjad tööle toimima. Nii et tšau Anastasia, kuidas läheb? Palju õnne sünnipäevaks! Ma natukene muretsen, Ei mure. aga üritan ennast koos hoida. Vot. Mul on lihtsalt sihuke aeg praegu, kus ma tulen siis kapist maksimaalselt välja. Seda ma Ja olen su Facebooki seinal näinud. Protsessid toimuvad. Anastasia tuleb täiega välja. Nii äge. luban väljendada endal täiega. Ja siis üks teema, millest ma tahaksin kapist välja tulla, on striptiis. Et kes ei tea, mina olen olnud stripper 7 aastat. Et ma sattusin sinna hästi varakult, kui ma olin juba 19 ja töötasin kokku kuni 26. eluaastani. Ja selle aja jooksul ma olen tantsinud erinevates riikides, kokku 14 riigis ja üle terve maailma tegelikult sisuliselt. Ja no üks põhjus on jah, lihtsalt ma tahaks kapist välja tulla, endast nagu see teema välja saada. Ja aitäh, et sa võtad mind vastu ja aitad mul selle teema nagu lahti harutada, lahti nagu dekomposeerida. Muidugi. See on nagu selline tume maailm, põrandaalune maailm, kus on palju pimedust, siis ütleme niimoodi. Ja oma elus mikski pärast ma pidin kogema seda reaalset pimedust. Ja nüüd olen vaikselt sealt välja saamas ja tahan seda maailmaga lihtsalt jagada. Aitäh. Aitäh sulle, Angela. No nii. Mis? Jah. See on põhimõtteliselt olnud suur osa minu elust, 7 aastat. Ja sattusin sinna põhimõtteliselt nagu kogemata, kuigi me teame, et asjad nagu kogemata meie elus ei juhtu. Nad juhtuvad millegi pärast ja ütleme siis niimoodi, tegelikult mul oli, kui ma olin veel keskkoolis, mul oli teine unistus. Ma tahtsin saada tegelikult näitlejaks. Ma käisin näiteringis, üritasin saada Viljandi Kultuuriakadeemiasse sisse, käisin gümnaasiumis teatrikallakuga, aga kahjuks ma ei saanud tookord sisse. Ja siis mu elu nagu tollel hetkel justkui kukkus kokku ja ma ei teadnud, mida ma hakkan nagu elus edasi tegema. Ja siis juhuse saatel sõbranna kutsus mind tantsima. Ja siis ma läksin tantsima, ei tead kuhu. Minu esimene klubi oli Pariisis. Oh. Ja ma olin 19-aastaselt. Enne sa siis mingisugust treeningut ei teinud või et õppisid, harjutasid midagi lihtsalt? Jah, ma läksin siis 19-aastaselt kohe peale keskkooli lõppu Pariisi
Champs-Élysées-le Pink Paradise'i tantsima. see oli endine David Guetta stripikas. Vot. Ja ma pean nüüd natuke korrastama oma mõtteid, et kuhu ma nagu tahan välja jõuda, vaata. Et kõigepealt võib-olla ma ütleks seda, et see podcast, see jutt, millest me hakkame rääkima, see ei ole selleks, et kutsuda üles noori tüdrukuid või üldse naisi stripikas töötama. Ma absoluutselt nagu ei soovita naistel teha seda tööd, sellepärast et see töö on nagu soo, mis tõmbab sind enda sisse. See on väga mugav, seal on omad mugavused selles mõttes, et vaba graafik, palju raha, alkohol, narkootikumid, sihuke lälu ja sihuke igavene pidu. Aga see on reaalne soo, kust välja saada on väga keeruline. Ja mina põhimõtteliselt nagu tirisin ennast juuste pidi sealt nagu välja. Iseseisvalt. See juustest välja tirimine oli nagu väga keeruline protsess. Et alguses 3 aastat mulle täiega meeldis see, sellepärast, et mulle meeldis raha, mida ma sain. Et need summad on, ma ei tea, 2-3 korda suuremad kui keskmine Eesti palk. Ja ma olin nagu väga rahanäljas. See oleneb ka ilmselt, kus riigis sa töötad, on ju, kus saab rohkem, kus saab vähem. Ja ma olin mitte ainult rahanäljas, ma tegelikult olin tähelepanu näljas. Sellepärast, et see perekond, kus ma tulen, kasupere, mul oli seal maksimaalne tähelepanu puudus. Mind nagu ei valatud armastusega üle ja minu sees nagu oli selline üksinduse valu ja tühjusauk. Ja see striptiis, need mehed, kui ma sattusin sinna, nad hakkasid kohe mind komplimentidega üle valama. Nad kohe ütlesid, kui ilus ma olen, kui seksuaalne ma olen, milline ma üldse olen. Minu jaoks oli šokk. Ja see oli see koht, kus ma aastaid toitusin meeste tähelepanust selleks, et saada seda sisemist tühjust ja üksindust, seda, et ma ei ole piisavalt hea, et ma ei ole üldse piisav, et ma ei ole väärtuslik. Aga tead, kuulates mul täiega klikkab see, et kõik need inimesed, kes näiteks tavainimesed, kes käivad näiteks ööklubides, kas seal võib täpselt seesama olukord olla näiteks just, et naine läheb sinna ööklubisse, et saada meestelt seda tähelepanu? No selles mõttes jah. Et ma isegi muidugi olen käinud ka selle mõttega, et kui ma küsin enda käest, et küsimus ongi selles, et mida ma nagu kompenseerin läbi selle, on ju. Et täpselt need klubid, mis sa räägid, saada tähelepanu. Me tegelikult, ma arvan, et võib-olla on 99% meil inimestes, kes otsivad seda tähelepanu ja tahavad saada seda armastust, tähelepanu, tähelepanemist, et neid märgatakse, nähakse, neil öeldakse ilusaid sõnu, seda väljastpoolt. Ja see tuleb põlvest. Ja, nii ööklubist kui ka suhtest näiteks, kui ka suhtest väga palju me otsime partneritelt, vaata seda. Et see lapsepõlves puudu olev armastus, mida me ei saanud, mille puudus on meil sees, me hakkame seda väljastpoolt otsima. Ja minul oli see nagu siuke väga suur. Ja siis iga päev need mehed tulid ja ütlesid, kui ilus ma olin ja ma lihtsalt olin selles tähelepanus niimoodi ja siis veel alkohol ka sinna juurde. Et ma arvan, et kui ma esitasin endale küsimuse, et mis tüdrukud lähevad tantsima, et mis neil nagu sees toimub, et nad lähevad sellele rajale. Muidugi nad ütlevad, et hea raha. Aga tegelikult ma arvan, et need on naised, kes ei väärtusta ennast maksimaalselt. Et selle taga on alateadlik soov saada seda tähelepanu, seda kiitust, seda, et sa oled ilus, et sa oled väärtuslik, et sa oled sensuaalne. Vot. Ja raha on oluline. Aga kust otsast seda nüüd see inimene tervendama saab hakata? Et tal ei ole vaja enam väljapoolt teistelt inimestelt seda kinnitust ja seda tähelepanu ja neid komplimente, vaid see, et sa oledki nüüd üksi
iseendaga rahult, sa saad iseendalt neid komplimente. Kust see inimene üldse saab alustada nende sammudega või mida muuta, mida teha, mindset'id, asjad, harjumused? no see on selles mõttes, et väga keeruline teema, et kuidas ennast ise väärtustada, kuidas ennast ise armastada, kuidas anda seda iseendale selle asemel, et näiteks oma partnerilt otsida või meestelt otsida siis. Um, kust võiks alustada? Et no tavaliselt meil on pretensioonid, on ju, et meid ei armastata, meid ei nähta, meid ei märgata. Aga küsimus ongi selles, et kas ma ise suudan ennast armastada, kas ma ise suudan ennast väärtustada. Ja see on lihtsalt nagu igapäeva küsimus. Ma ärkan üles ja küsin enda sisemiselt minalt või näiteks on sihuke mõiste nagu sisemine laps. Ütleme siis väike Angela või väike Anastasia. Ja just see osa, kes ei saanud lapsepõlves piisavalt palju armastust. Kellel jäi see puudu, näiteks 10-aastane mina. See 10-aastane mina elab siiamaani minu sees. Ja see 10-aastane mina tahabki saada seda tähelepanu partnerilt või meestelt või naistelt, vastassugupoolt siis. Ja et kompenseerida seda tühjust, mis on sees. Ja lihtsalt iga päev küsida sellelt väikselt minalt, sisemiselt minalt, et mida sa täna tahaksid, et ma teeksin sinu jaoks? Kas sa tahaksid, et ma kallistan, vahepeal ma kallistan ennast, vahepeal ma hoian ennast, vahepeal ma küsin, lähen kinno näiteks või jalutama või mänguväljakule, et siuksed väiksed sammud enda selle sisemise lapse poole, kes ei saanud seda armastust. Selle asemel, et projitseerida seda oma partnerile, et miks sa nagu jälle ei märka mind. Et noh, näiteks partner on hästi palju tööl ja mina olen kodus naisena ja siis ma tunnen, et seda tähelepanu ei ole piisavalt. Ja siis ma hakkan projitseerima neid süüdistusi. Miks ka väga paljud lahku lähevad. Vot, et lihtsalt iga päev endalt küsida, mis on see, kuidas ma saan armastada seda sisemist last, sest see on siiamaani meis alles ja see on see karjuv osa meis, kes tahab seda armastust saada. Ja sellele osale ongi vaja tähelepanu pöörata. See on nagu subličnost, nagu alamisiksus on vist see eesti keeles psühholoogiline mõiste. Vot. Et lihtsalt samm-sammult iga päev vaikselt ennast armastada, küsida endalt ja just sellelt osalt, mis tunneb, et tal on puudus, küsida, et kuidas ma saaksin täna sind armastada. Vot. Tegelikult lihtne. Lihtne, aga mega keeruline, et jaa, see on see viis, mis mina olen leidnud. Võib-olla on mingeid muid viise, aga igaüks peab iseenda jaoks leidma, mis on see sisemise lapsele hea, kas näiteks olla looduses. See on ka hästi paljudel või liikuda või siuksed lihtsad asjad, kuidas hoolitseda enda eest, vaata. Mitte üle töötada. Sellised lihtsad asjad, aga kõige rohkem just rõhku panna sellele osale, mis tunneb armastuse puudust. Et nüüd läksime natuke kõrvale. Jaa, aga see ikkagi kaudselt on selles mõttes seotud. Ja, et tookord ma olin täiesti katki ja ma tundsin ennast väga üksildasena ja mul oli väga valus sellest üksindusest. Ja see oli veel aeg, kus ma tegin isegi enesetapukatsed sooviga siit ilmast lahkuda ja see oli just põhjustatud sellest sisemisest üksindusest ja valust. Aga õnneks mingid jõud hoidsid mind siin alles, et jäin ellu ja läksin edasi ja edasi andsin endale tõotuse, et enam mitte kunagi ma ei tee selliseid asju. Et ükskõik, mis pask mu elus toimub, ma nagu lähen sellest läbi, aga sihukest asja ma ei tee enam mitte kunagi. Vot. Ja niimoodi 3 aastat umbes läks, kus ma töötasin ja ma täiega nagu laristasin seda raha ja mul oli pappi ja oled noor ja ilus ja teenid pappi ja siis mingi hetk meil oli seal
ütleme siis naine, kes on 48, praegu on ta juba võib-olla 50. Ta töötab siiamaani. Ta on nagu väga tehtud, väga ilus, siukses poolpimedas ruumis ei saa aru, et ta on 50, et ütleb 35 või niimoodi. kõik on tehtud, algsi ei joo, aga tundub, et ta jääb sinna kuni viimseni, kuni pensionini. ja ma jäin teda üks hetk vaatama ja sain aru, et need aastad liiguvad nii kiiresti, et ma ei pane tähelegi. Et ma võingi reaalselt jääda sinna samusesse kuni 50. eluaastani, sest stripis need aastad lihtsalt niimoodi liiguvad. ma ei tea, mis selle värk on selle stripiga, et need lihtsalt jooksevad mööda ja siis ma sain aru, et ma pean nagu midagi oma eluga tegema, ma pean kuskile liikuma, mis pakuks mul sisemist rahuldust. kuna mingil hetkel see teema tähelepanuga ammendas ära ennast ja see ei pakkunud mulle enam rahuldust. see, kui mehed tulid ja ütlesid, kui ilus ma olen, see ei pakkunud mulle enam rahuldust, sisemist rahuldust. ja siis ma hakkasingi võib-olla otsima midagi, et okei, aga mida ma siin teen üldse? mida ma oma eluga teen, et kas ma tahangi jääda siia kuni 50. eluaastani tantsima ümber posti ja tissi näitama ja trussikute vahel raha võtma, onju. no sihuke variant on ka olemas. võib-olla see on kellegi unistus, onju, aga mina too hetk sain aru, et see on nagu täiesti perses. et ma pean kuskile liikuma, aga see oli nii keeruline, sest graafik on vaba, raha on alati piisavalt, sa võid tantsida ükskõik kus maailma riigis, et sihuke vabadus on ühelt poolt, see on nagu kuldne see, no kus need, puur, puur. ja ma hakkasingi mõtlema, et mis ma oma eluga teen, mis pakub mulle seda sisemist rahuldust. ma ei taha siia jääda pensionini. ja võib-olla see oli nagu sihuke murdekoht. et nagu ühel päeval suvaliselt või oligi see, sa vaatasid seda 50-aastast naist ja siis, või siis need kuidagi ajapikku mõtted tulid või oli sul mingisugune konkreetne murdepunkt, kus sa said aru, et mis toimub? vot, kui ma mõtlesingi selle murdepunkti peale, siis mul tuligi see naine. et ma ei oska sulle öelda, kas enne olid mõtted, et see ei paku rahuldust või tuli see naine või see naine tuli ja siis hakkasid tekkima mõtted, et see ei paku enam rahuldust. et kuskil ümber selle sündmuse see toimus. ja ka teie, armsad vaatajad, kes te vaatate seda, te võite ka mõelda selle peale, et see töö, see koht, kus te praegu olete, et mina oma töös praegu, ma näen väga palju inimesi, tead, see tegelikult teeb nii kurvaks. et pisarad tulevad see teeb nii kurvaks, et inimesed, saad aru, nad teevad tööd, mida nad ei armasta, kohas, mida nad ei armasta. ja nad püsivad seal, kus neile ei meeldi olla ja nad ei ole sisemiselt rahuldatud sellega ja nad ei tee mitte midagi selle jaoks, et seda muuta. ja tead, neid inimesi on nii palju ümberringi ja nad on õnnetud. Nad on väga õnnetud inimesed ja arusaadav, et see on tegelikult täiega mugavustsoon. jah. vaata, sa enne mainisid seda ka, et need aastad läksid seal nagu ülikiiresti. mis ma praegu siia Egiptusesse kolides tähele panin, et mu päevad on nii pikad ja aeg läheb nii aeglaselt. kuigi me siin praegu räägitakse, noh, et mingid uued energiat siin maailmas ja aeg liigubki kiiremini kui muidu, onju. aga mulle lihtsalt tundub siin nagu, et see aeg kuidagi täiesti teistmoodi, kui siis, kui ma Eestis olin, ärkan kohe juba magama, päev läheb ülikiirelt. aga siin kõik see on kuidagi nii teistmoodi, mul tundub, kui ma mõtlen hommiku peale, siis ma nagu, et issand, see oli nagu 2 päeva tagasi, onju. et siin nagu aeg on hoopis teistmoodi, võib-olla see on lihtsalt minu mingi asi. aga me mõtleme ja rääkisin ka oma kogukonnas inimestega sellest, et kui sa teed seda, mida sa armastad, sa elad sellist elu, mis sul meeldib elada, siis sul ongi kõik rahulik ja chill ja aeg lähebki nagu rahulikult, onju. aga kui sa teed midagi, mida sulle ei meeldi teha ja mis ei ole tegelikult sinu selle teega nagu kooskõlas, siis sa lihtsalt põletadki selle aja ja elu nii-öelda ära. mis sa sellest arvad? ma arvan, et ma olen täiega nõus, sellepärast et kui sa korraks tõstad ennast selle inimese jalgadesse, kui ma olen siis siin kohas, kus ma teen mingit tööd raha pärast näiteks, et ellu jääda ja ma ei taha siin olla, siis ma ei tahagi, et aeg veniks, ma tahangi, et see kiiresti saaks mööda.
ja jah, siis ma lähen õhtul magama tundega, et ma ei taha näiteks, ma ei taha magama jääda, ma jään vahtima mingeid, et ma ei taha, et see päev, noh, et mul kasvõi natuke aega enda jaoks, et ma ei taha, et see päev nagu lõpeks ära nii ruttu. Ja hommikul ma ei taha ärgata, sest ma ei taha, et see päev jõuaks kohale, jõuaks kätte. jah. Üks asi veel, näiteks ma võin oma ühe õpilase põhjal näite tuua, et ta läks tegema tööd kuskil poes ja see ei ole üldse nagu tema selle päris teega kooskõlas ja tal kohe hakkasid terviseprobleemid, alaseljavalud, asjad, no mis mingi materiaalsusega seal seotud on ju, sügavamalt. et kohe su keha ja enesetunne kõik annab ju märku, pluss noh, need tavalised väsimused, ületöötamised, stressid, mis kaasnevad siis selle jama tööga, kui sulle ei meeldi seda tööd teha, onju, ja sa sunnid ennast midagi tegema. et keha ju tegelikult räägib kogu aeg, inimene ise ju alateadvuses või noh, saab aru, et see ei ole päris see, mis ta tahab teha või et ta ei ole õnnelik, aga ma olen ka mõelnud selle peale, et miks need inimesed ei astu neid samme, kas lihtsalt julgus või täpselt nüüd, nagu sa ütlesid, siis see mugavustsoon, et nad lihtsalt. meil on ka, kuna ma selles mõttes ma olen olnud selles kohas ja ma võin öelda, et see on nagu, see ongi mugavustsoon. Mul on mugav, seal on hirmud taga. Millised hirmud? Hirm tuleviku ees. Hirm, et okei, ma lähen siit poest ära, mis ma siis edasi teen, kust see raha tuleb? Minul olid sellised hirmud, et siis mul raha ei ole. Kui mul raha ei ole, siis ma ei saa arveid maksta. Kui ma ei saa arveid maksta, siis mind visatakse tänavale. Kui mind visatakse tänavale, siis ma suren seal tänaval. Ja see kõik hakkab tööle kohe, kui sa tahad midagi muuta. Ja see hoiab sind nagu tagasi, et parem ära nagu mõtle isegi selle peale, et sa midagi muudaksid, sest see võib tuua sellised muutused, sa ei tea, mida see võib tuua. Negatiivsed muutused ja kõik hirmud tulevad ülesse. Ja see, ma arvan, et see ongi see, mis hoiab, et mugavustsoon selles mõttes on meie aju on loodud tegelikult ellu jääma. Et see ajus on need funktsioonid freeze, flight, fight. On ju põgene, tardu, löö. Ja see tardumine ongi see mugavustsoon, see moment, kus aju ütleb, kuule, et muutus on ohtlik. Ära loo muutust, see on ohtlik. See on ohtlik, me peame ellu jääma. Et aju, me nagu töötamegi iseendale vastu, et aju ütleb, et kuule, ära loo muutust, see on ohtlik, see on meie ellujäämisele ohtlik, püsi seal, kus sa oled, vähemalt niimoodi me jääme ellu. Aga sinu, ütleme siis, ma ei tea, hing või süda või sinu olemus ütleb, et kuule, ma tahaks hoopis midagi muud teha. Ma tahaks hoopis mingis muus kohas olla. Et tegelikult mina praegu selles kohas tunnen täpselt samamoodi, et ma tegelikult juba tahaks kuskile liikuda. Aga minu ellujäämisprogrammid karjuvad, et kuule, et siin on nii mugav väikses Eestis olla, selles väikses korteris, mis on väga odav ja sa ei pea üldse raha peale mõtlema, kui sa siin elad, kust et midagi hakata looma, mingit kursust või mingeid asju, et kust ma seda raha hakkan looma, et siin on nii mugav, ela siin ja ole ja ära vingu. Aga minu sisemine olemus on nüüd, kuule, ma tahaks kuskil Tais olla, käia seal backpacker kuskil nendes kloostrites, ma ei tea, vipassanaid mööda, ma ei tea, tänaval panna kaarte ja olla üldse mingisugune, ma ei tea, mis, vaba. Kuigi see selles mõttes sisemise vabaduse tunne, see on ka hoopis nagu teine teema, et ma võin olla, tunda ennast vabana ka siin, ka selles väikses korteris Eestis, aga see on hoopis teine teema, et sinna ma ei ole veel jõudnud. aga jah, et tookord ma tundsin ka, et ma ei ole vaba, ma tahan mingit muutust luua, aga mul oli jube hirmust, sest mulle tundus, et see strippar on lihtsalt minu maailma tipp, minu parim hetk elus, et kuskile kõrgemale ma sellest ei saa ja ei jõua, et mul ei ole sellist jõudu, et saada. Et raha on hea, graafik on vaba, et kuskil mujal ma sellist raha ei saaks. Ja siis see hoidiski. Et mul oli vaja kolossaalset sisemist nagu jõudu leida endas, et
üldse hakata mõtlema selle poole, aga mis mulle meeldib. Vot teie vaatajad ka võite praegu istuda, et kes te, ma ei tea, teete näiteks tööd, mis teile ei meeldi või kui te elate kohas, kus te elada ei taha, siis küsida enda käest, aga kus ma tahaksin elada, aga millist tööd ma tahaksin teha, aga mis mu hingele, mu südamele tegelikult meeldib teha. ja võib-olla see on ka üks täpselt punkt ja koht, et miks need inimesed ei tee neid samme, järgmisi samme, kui neil on siin praegu halb ja paha olla, sest nad isegi ei tea, nad pole isegi mõelnud, mida nad tahaks teha, kus nad tahaks olla, kes nad tahaks olla, onju. et lihtsalt selles puuris olles, rutiinis olles, sul pole isegi aega mõelda, nii kui sa üritad hakata, siis kõik need maatrikstähed tõmbavad sind siia alla tagasi, et ei ole siinsamas kinni, onju. et nad võib-olla pole isegi jah, jõudnud mõelda, et kus nad tahaks olla, mida teha. et see on jah, hea punkt. Vot ja too hetk, see oli umbes 3 aastat peale stripikas tantsimist, oligi 3 aastat, ma hakkasingi mõtlema, et kuule, Nastja, et kui sa ei taha siin olla selles stripikas, veeta kõik oma noorpõlve mida sa siis tahad üldse? Ja siis ma sain aru, et ma ei tea, mida ma tahan. Ja see oli ka väga oluline hetk, et ma sain aru, et ma ei tea, aga siis ma pean uurima. Ja ma hakkasingi uurima. Ma võtsin lihtsalt Facebooki need eventid ette, kus hakkasin lihtsalt käima eventidel, vaatama, et mida inimesed üldse teevad ja mis mulle nagu kõlaks mu südamele. Sest ma sain aru, et tore ka, et ma selles mõttes vara sain aru, et enne ma arvasin, et raha teeb mind õnnelikuks. Et raha on see, mis teeb mind õnnelikuks. Mind veel kasuema ütles tookord enne, kui ma läksin stripikasse, ütles mulle, et kuule, mine ülikooli, mine saa teadmisi. Ja mina ütlesin talle, et ma ei lähe ülikooli lihtsalt paberi pärast. Ja mille jaoks üldse seda paberit vaja, kui ma saan kohe minna tööle ja raha teenida. Et see raha on ju teadmiste eesmärk või lõpp-punkt. Ja ma arvasin, et raha teeb mind õnnelikuks, et raha pakub mulle midagi, et mille jaoks mul minna ülikooli midagi õppima, kui ma saan kohe minna stripikasse ja teenida ma ei tea, 5000 eurot kuus, oletame. Ja mille jaoks mul seda siis teha? Ma arvasin, et raha on lõppeesmärk. Ja siis sellega ma 3 aastat tegingi tööd, ma sain seda raha selleks, et aru saada, et see raha ei ole lõppeesmärk. Ma olin õnnetu. Ma ei olnud küll miljonär, aga mul oli raha rohkem kui keskmisel inimesel, aga ma olin õnnetu. Ja siis ma sain aru, et okei, ma ju võin mingi äri püsti ajada, ma ju võin raha pärast midagi veel luua, mis suurendaks seda, aga see ei tee mind õnnelikuks. Sest praegu mul on raha ja ma ei ole õnnelik. Järelikult asi pole rahas. Järelikult asi on millestki muus, miks ma õnnelik ei ole, miks ma rahuldatud ei ole, miks ma olen õnnetu. Ja siis ma sain aru, et ma pean leidma midagi, mis mulle meeldib. Ja siis sellega looma raha hiljem, õppima, kuidas selle pealt saab nagu raha luua. Et ma pean, nagu esimene fookus peab olema selle, mis mu hingele pakub rahulduse, mis mulle päriselt meeldib. Ja alles siis ma hakkan mõtlema selle peale, kuidas monetiseerida seda. Ma isegi olen täitsa nagu seda usku, et number 1, tee seda, mis sulle meeldib teha, otsusta ära, tunneta. Number 2, ära üldse mõtle sellele lõppeesmärgile, vaid tähtis on see oleks, see kohalolu, see siin ja praegu, et sa teed seda kogu aeg, mis sulle meeldib teha. Ja no number 3, see raha tuleb siis niikuinii ise, kui sa teed seda, mis sa päriselt oled loodud siia planeedile nagu tegema. Et see, et sa hakkad hästi nagu muretsema jälle tulevikku, mõtlema, et mis see outcome nagu on ja mis see eesmärk on, et seda tegelikult pole vaja. Et põhiasi on see, et sa tead, et sa teed seda, mida sa pead tegema, sulle meeldib see, sest kui sulle ei meeldi, siis järelikult see pole päris see, on ju. Ja siis nende järgmiste sammude ehk et raha ja tulemuse ja nende pärast ei ole nagu vaja üldse muretseda tegelikult, sest need tulevad niikuinii. Ja seda on lihtne öelda
tagasi. sest ma olen ise seda läbi teinud ja praktiseerinud, aga jah, ma täitsa usun, et kui ma ütlen seda nii-öelda siis inimesele, kes ei ole nendele asjadele üldse kunagi mõelnud, siis noh, seda on jah raske uskuda või raske usaldada universumit, siis ütleme niimoodi. Sellepärast, et minul on see raha ma arvan, et üks põhiteema elus. Et ma kasvasin sellises keskkonnas üles, kus meil oli äärmuslik vaesus. Äärmuslik, mis tähendab äärmuslik? See tähendab seda, et kui ma olin 3, me elasime näiteks keldris, sõime prügikasti toitu, jõime seda vihmavett. Hiljem me elasime sotsiaalkorteris, sotsiaalmajas, kus inimesed on, kes ei saa enda eluga hakkama. Erinevad joodikud, vanurid, lastekodulapsed, invaliidid, sellises keskkonnas, kus raha ei olnud. Ja ema mul ei käinud tööl. Ja me elasime põhimõtteliselt nagu ema palk või see toetustest. Ja ema kogu aeg nagu sisestas põhimõtteliselt mulle, et raha on vaja, raha teeb õnnelikuks, rikkad inimesed on õnnelikud, vot kui me oleks rikkad. Ja siis mu pähe nagu tekkiski see idee, et raha teeb õnnelikuks. Ja siis selle alusel ma hakkasingi nagu selle asemel, et mõelda, mis mulle meeldib teha, ma hakkasin raha looma, ma hakkasin rahale mõtlema. Ja sellest rahast kõrvale astuda ja mitte mõelda on nii mega keeruline. Sellepärast, et aju hakkab kohe nagu ärevust looma. Vot. Aga vaikselt ma olen ka jõudmas sinna kohta, kus sa oled. Ja reaalselt on see, et kui ma loon midagi rõõmust, kui ma olen rõõmus ja ma teen mingi tegevuse sellest rõõmust ja kui ma olen ärev ja ma loon mingi tegevuse raha pärast, siis see on 2 erinevat tegevust, millel on tegelikult 2 erinevat tulemust. Vot. Ja muidugi see esimene on parem. Muidugi. Ja see esimene loobki tegelikult raha. Kuigi väga paljud miljonärid ja ärimehed, kes on väga palju saavutanud, nad on oma elus ka nagu tegelikult väga palju tööd teinud ja rüganud ja niimoodi. Mitte sellest rõõmutundest, vaid ka nagu raha pärast või nii. Et jah, kui lähme tagasi sinna meie teema juurde, siis ma hakkasin esitama endale küsimuse, mis mulle meeldib, mis mulle meeldiks teha, mis rahuldaks mu hinge, kus ma tunneks, et ma täidan oma potentsiaali. Ja kõigepealt ma leidsin investeerimise, mis on ka rahaga seotud. Raha suurendamised. Ma hakkasin lugema raamatuid, mul on siin Jaak Roosaare raamat, mis ma just eile võtsin välja. Et ma nüüd vaikselt hakkan uuesti investeerimisega tegelema pärast mitmeid aastaid. Et ma hakkasin lugema raamatuid, ma hakkasin käima koolitustel. Ma leidsin, kuhu saab investeerida võlakirjadesse näiteks. Mind juba taheti saata sinna üks Saksamaa firma, mis teeb siis kinnisvaraga tegeleb, siuke suur firma ja nad müüvad võlakirju. Ja nad tahtsid juba mind endale tööle, et ma õpiks välja ja pakuks seda teistele inimestele. Aga siis õnneks tol hetkel ma leidsin transpersonaalse psühholoogia erakooli. Ja kui ma läksin sinna erakooli, me lihtsalt rääkisime sügavatel teemadel. Rääkisime lapsepõlvest, rääkisime tunnetest ja see keskkond oli nii turvaline, nii kodune, et ma mõtlesin lihtsalt, et kuidas siuke keskkond üldse võimalik on. Et ma sellist tunnet ei ole juba tundnud, ma ei tea, aastaid ja aastaid ja aastaid. Kogu aeg ma ajan midagi taga, mingit raha, mingit asja, kogu aeg ma olen mingis oravrattas. Ja siin oli lihtsalt vaikne ja turvaline ja hea. Ja see sügavus, need vestlused, see meeldis mulle. Ja siis ma nagu läksin seest poolt põlema ja ütlesin siis sellele transpersonaalse kooli juhatajale, et mul on nüüd uus unistus. Ma tahan saada motivatsiooni kõnelejaks.
ja niimoodi teatasin kõikidele, et ma nüüd tulen siia õppima ja minust saab motivatsioonikõneleja, et mina hakkan aitama teistel, ma ei tea, paremasse kohta jõudma. Vot see oli 2019 lõpp ja, ja siis ma olingi nagu kahe vahel, et mis ma siis teen, kas ma tegelen investeerimisega, sest see ka päriselt meeldib mulle või ma lähen psühholoogiat õppima. Aga mind tõmbas rohkem sinna psühholoogia poole. Ma mõistsin, et ma ei taha elu lõpuni suurendada teiste inimeste raha, noh, ka enda oma, kuigi see on põnev. Et tookord investeerimises mulle minu coach siis või see, kes aitas mul nende võlakirjaga toime tulla, ta veel ütles mulle, et kuule, et miks sa lähed sinna psühholoogiasse, et kellel seda psühholoogiat vaja on. Et mina õppisin seda psühholoogiat ja mitte kellegil seda vaja ei ole, aga raha on alati kõigil vaja. Ja ma saan aru, et millest ta räägib. Raha ongi alati kõigil vaja. Aga ma olen väga õnnelik selle üle tookord, et mul siin kassid söövad, hääled tulevad. Ühesõnaga, ei ole kosta, mul koer siin samuti. mul siin mürin käib. Ühesõnaga, ma olen väga õnnelik, et too hetk ma ei läinud nagu käima selle peale, mis ta nagu rääkis. Ja ma ei võtnud seda kui tõde. Ja ma ütlesin talle, et ma saan aru, et teil on selline kogemus ja ma saan aru, et raha on kõigile vaja. Aga ma üritan leida siin elust midagi, mis mulle meeldib. Ja ma läksin sinna psühholoogiasse ja tore, et ma läksin, sest see on see, mis mulle meeldis. Et mul on ka siuke komme, et ma alustan midagi kellegi näiteks palgatööl, et ma proovisin ka erinevat palgatööd, aga kuskil ma ei püsinud, sest see ei pakkunud mulle piisavalt kaua huvi, et kuskil 3–6 kuud see uudsus pakkus mulle huvi, aga siis see huvi kadus. Ja siis ma mõtlesingi, et ma annan sellele psühholoogiale võimaluse, et ma õpin aasta aega ja kui see meeldib mulle, siis ma jätkan. Kui see huvi jätkub, sest tavaliselt huvi mul nagu kukub ära, ei ole põnev. Ja aasta pärast see huvi aina kasvas ja selle põhjalt ma saingi aru, et see on see, mis mulle meeldib. Vot, et minu sisemine huvi aina kasvas ja ma lihtsalt ütlesin endale, et Anastasia, võta endale lihtsalt aega, küll sa jõuad monetiseerida seda kõike hiljem tulevikus, küll sa õpid, kuidas turundama ja nii edasi. Et praegu lihtsalt õpi seda, mis sulle meeldib, tee seda, isegi kui sa kõrvalt teed näiteks tööd, mis sulle ei meeldi. Ja tookord ma tegingi kõrvalt, ma veel 4 aastat tegin stripparina kõrvalt tööd ja kogu minu raha põhimõtteliselt läks õpingutele. Ma lihtsalt ütlesingi endale, et ma tahan täiega õppida ja paralleelselt ma tahan terveneda. Ma võtsin igasuguseid laagreid, töötubasid, retriite, mida kõike ma ei proovinud oma selle enesearengu teel, sest ma tundsin, et õpingute kõrvalt ma tahan terveneda, sest ma olin täiega katkine inimene. No, terve inimene ei tee enesetappu. Terve mõistuse ja terve südamega inimene ei tee seda. Ma sain aru, et ma olen katki ja ma tahtsin endast tervendada. Vot. Mis me inimestega teeme, kes nagu ei saa ise sellest aru niimoodi, nagu sina said? Et sa said aru ja sa hakkasidki nii-öelda siis kohe ennast tervendama, käisid laagrites, retriitides, aga need inimesed, kes ongi reaalselt päriselt katki, aga nad ise kas siis ei tunnista endale või ei saa ise aru ja neil pole kõrval ka kedagi, kes neid suunaks, aitaks. Nad on seal täiesti kinni lukus augus, et mis nad teha saavad? No, kui nad vaatavad praegu seda, kui selline inimene vaatab, siis juba ta võib hakata mõtlema natuke selle poole, et tervenema peab ise, midagi peab tegema selle jaoks ise, käima, proovima erinevaid terapeute või mingeid laagreid või mingeid asju peab tegema ise, et see ime ei juhtu, imetabletti ei ole olemas, et ala stiilis, et kas mul on needus ja siis jah, sul on needus, võtame needuse peale ja elu muutub ilusaks.
tuleb prints valgel hobusel ja teeb sinu elu ilusaks, et päris nii see asi ei käi. Et ma seda printsi ootasin seal stripikas, tead kui kaua ma ootasingi. Mõnikord noh, selles mõttes, et see on ju töö meestega ja seal mõnikord ma töötan mehega terve öö näiteks, et me joome alkoholi või ma vahepeal valan välja, mehed ei pea sellest teadma et, et noh, need mehed, kes käivad stripikas, nad teavad, et me käime vahepeal valame välja või kuidagi nagu, et need süsteemid. ühesõnaga, et mõnikord ma vestlesin meestega terve öö. Jõime ka šampust, käisime vahepeal tantsimas ja noh, sest see strippari töö on tegelikult meelelahutus. Ma lahutan meeste meelt. Ja mõnikord, noh, ei olnud mõnikord, tihti olid sellised mõtted, et äkki see on see. Äkki see on see mees, kes viib mind siit ära. Äkki see on see mees. Ja siis nad veel kinnitasid ka, et kuule, jaa, nüüd kohtume pärast ja ma ei tea, et ma viin sind siit ära. Ja tead, mitte ühtegi korda see ei juhtunud. Selles mõttes ei olnud niimoodi, et ma kohe lähen nendega kaasa. Aga jah, nad kadusid ära peale seda. Nad ei tulnud tagasi enam klubisse. Et noh, kinnitada umbes seda, et nad päriselt on armunud ja tahavad mind siit ära viia. Kuigi juhtumid on olemas, kus tüdrukuid võeti ja siis nad lõid klientidega näiteks perekonda. Ma tean 2 sellist tüdrukud. Mehed võtsidki ära neid tüdrukud sealt ja nad lõidki perekonda ja nad on koos ja nüüd need tüdrukud teevad teist tööd ja noh, loovad oma elu selles mõttes, et päris nii ei ole. Aga minu puhul oli niimoodi, et ma ootasin seda printsi valgel hobusel ja see ei tulnud ja see ei tulnud ja ei tulnud ja ei olnud. Mehi on ju palju, kes tulevad. Ja nendel meestel on ka raha, sellepärast et stripikas olemine ja selle kinni maksmine maksab. Ja siis ühel hetkel ma sain aru, et ma ei saa enam loota teistele. Ma ei saa loota, et ma ei tea, mingi asi muutub ise, et ma pean ise looma selle asja, ma pean ise selle muutuse looma. Ja siis nagu ma ütlen, minust sai see valge hobune ja minust sai see valge prints ja ma istusin endale selga ja kappasin sealt minema. Aga kuidas sul jälle käis siis mingisugune klikk või mis päev see oli või kuidas sa selle otsuse võtsid, et nii, nüüd homme ma enam tööle ei lähe stripiks? See on hea küsimus, ja vot, et 4 aastat ma veel õppisin ja selle kõrvalt tegin seda tööd ja ma üritasin teha teraapiaid, mis mul ei õnnestunud. No kõigepealt ma tegin tasuta, siis ma tegin 20 euri eest, 30 euri eest ja tead, ma põletasin läbi ennast ja tulid sellised rasked kliendid, kes ei tahtnud ka vastutust oma elu eest võtta ja muidugi nad peegeldasid mulle seda, et ma ise ei taha, on ju, aga too hetk mul oli hästi keeruline ja ma loobusin, ma mäletan, klientidest ja 3 aastat ma ütlesin, et ma lihtsalt õpin, ma lihtsalt annan endale aega, et ma ei kiirusta taga selle elu muutmisega. Sest mul oli nagu fiks idee, et ma tahan siit ära saada sellest tripikast. Aga ma sain aru, et see ei ole võimalik nii kiiresti ja ma lihtsalt andsin endale aega. Ütlesin, et Anastasia, võta endale täpselt nii palju aega, kui sul on vaja, et saada seda enesekindlus, et nüüd sa oled valmis töötama inimestega. Vot. Ja möödus 3 aastat. Ma olin 26 ja mis mulle nagu andis enesekindlust. Enesekindlus andis esimene konstellatsioonikool, mida ma lõpetasin, diplom ja siis tuleproov, mida ma võitsin. Ehk siis mul oli nagu, ma vajasin sotsiaalset kinnitust. Ma vajasin mingit paberit või mingit asja, et ma ise ei suutnud lihtsalt hakata inimestega tööd. Ma vajasin midagi, mida ma saan näidata, et mul on olemas, mille arvelt ma siis võtan. Too hetk see oli minu jaoks vajalik ja see andis mulle julguse astuda siis kapist välja. Tookord siis alustada selle tööga. Aga ma väga varjasin, et ma olin strippar, et minu jaoks oli suur häbiasi ja see oli pikalt. Ma tegelesin selle teemaga eraldi ja laagrites. Ma mäletan, kui ma esimest korda ütlesin 30 inimesele, et ma olin strippar, ma pidin häbisse lihtsalt ära uppuma. Ma kartsin isegi neile silma vaadata, et nad
näevad nüüd mind paljana oma peas. Aga see kõik oli illusioon. Nad kõik olid rõõmsad, neil oli ju suva, neil oli pohhu, et ma olin strippar. Ja mina oma peas lõin sellise pildi, et nad kõik mõistavad mind hukka. Kuigi ühiskond selles mõttes mõistabki hukka. Osaliselt mõistab, et see töö ei ole nagu hea, vaata. Et see ei ole see, mida üks naine peaks tegema. no minu arust praegu ka hästi aktuaalne on see teema, et mida teised inimesed minust arvavad. Et hakkame sellest nagu vaikselt välja tulema ja lahti laskma ja saama aru, et see, mida teised inimesed sinust arvavad, see ei ole ju niikuinii sina, vaid igat inimest sa näed ju kui iseennast. nii et see, mida see teine inimene sinust arvab, on hoopis tema ise. on nüüd veits aga selles mõttes, et meil on aasta 2026, me ei pea enam muretsema, et mis tema arvab, kui ma seda teen või mis nüüd tema ütleb, kui ma nii teen, vaid sa ei ole niikuinii see inimene, keda nemad näevad või keda nemad arvavad. Jaa, et need ühiskonna, programmid, see on nagu, et ma pean olema ühiskonna järgi, et olla vastuvõetav, et mind siis ei lükata sellest karjast välja. Et kuuluda kuhugi. Kuuluvuse soov ja hirm olla karjast välja visatud. Sellepärast, et kui visatakse karjast välja, sa saad surma. See on ka nagu sellisel, reptiilse aju tasandil töötab, et ma pean nagu olema nagu teised, siis mind võetakse vastu ja siis ma jään ellu. Ja ma pean tegema alla, mida vanemad ütlevad, mida ühiskond ütleb, olema see sotsiaalne prostituut siis. Tegelema selle sotsiaalse prostitutsiooniga ja olema meele järgi teistele, et olla hea. Sest kui sa oled paha, siis kõik maailm kukub kokku. Sest võib-olla lapsepõlves sind on niimoodi õpetatud ka, et sa pead olema mingisugune, sa pead olema nii, sa pead olema naa ja sellest kõrvale ei tohi kalduda. Ja siis sa võtad seda üle, paned endale riietuseks ja lähed ühiskonda tegema seda, mida sult oodatakse, selle asemel, et teha midagi, mis sulle meeldib. Vot. Et mina selles mõttes, et jah, et ka stripparid, enamus varjavad, et nad on stripparid. Ainult kõige julgemad julgevad nagu öelda inimestele, et nad tantsivad, sest see ei ole ühiskonna poolt vastuvõetav. Ja neid võib mõista, et ei peagi nagu kõigile avalikustuma, et kuule, ma olen strippar. Igaüks selles mõttes elab oma elu, aga sa räägid väga õiget juttu, et karta seda teiste inimeste arvamust ei ole vaja. Ei ole vaja lihtsalt teha seda, mida sa teha tahad. Savi, mida need teised arvavad. Selles mõttes, et oluline on see, mis mind trigerdab selles arvamuses. Et kui sa nüüd ütled mulle, oletame, sa muidugi ei ütle, aga kui sa nüüd ütled mulle, et sa oled kole näiteks, siis kui ma niimoodi endast ei arva, see libiseb minust mööda. Aga kui ma enda südames päriselt arvan, et ma olen kole, siis see trigerdab mind. Ja see moment on oluline. Ja üks asi vaata ongi see ütlemine otseselt, aga näiteks kui mingi inimene on hästi, ütleme kuidagi, kuidas ma ütlen siis, näiteks ta on ihnuskoi, jah? Ja sina, ma ei tea, näed, et ta on sihuke ihnuskoi, sest sa ise oled. Kui sa nüüd ise ei oleks, siis sa ei näe, ta võib küll olla, aga ta ei ole enam, sest et ma ei oska praegu üldse sõnadesse panna seda, mis mul peas on, aga ma ei saa aru, mis ma mõtlen, on ju. Jaa. Ta isegi ei pea seda midagi ütlema, on ju, vaid ta on see ja kui sa näed, et ta on see, siis sa tegelikult ise oled, on ju. Ja kui see sind trigerdab, vaata. Kui sind see, et ta ei taha sinuga raha jagada näiteks, ma ei tea, näiteks naine ja mees on ju ja naine ütleb mehele, et sa oled, miks sa ei kuluta mu peale raha, et miks sa oled nii ihne, on ju. Ja see trigerdab teda. Siis järelikult ka minu sees on mingi osa, kus mina olen ihne ja ma ei taha seda endale tunnistada.
ja siis, kui ma vaatan sellele osale otsa, et kuule, aga kus mina oma elus varem olin ihne või kas ma olen terve elu olnud lahke suure südamega kõigile pappi jaganud või? Ega ma ka ei ole ema Theresa, kes kõigile pappi, ema Theresa vist ei jaganud pappi, on ju, aga ühesõnaga jaa, see käibki niimoodi. Ihnuse kohta, ma ei tea, koleduse ilu kohta, eneseväärtuse kohta. hinnangute andmine, Et mul oli just hiljuti, sa nägid Facebookis, kus ma ütlesin ühele kliendile koledasti, et ta on ajuvigadega. Ja siis ma analüüsisin seda, okei, mis mind trigerdas. Mulle tundus, et ta on lugupidamatu minuga, et ta ei hinda minu hinda. Ja siis ma vaatasin endasse, kuna see trigerdas mind. Okei, kui mind trigerdab teise inimese lugupidamatus, järelikult ma ise olen lugupidamatu. Kus ma oma elus olen praegu lugupidamatu? Kas ma ise pean oma klientidest lugu? Küsimus on ju. Ja siis ma saan läbi sellele otsa vaadata. Vot. Umbes niimoodi. aga lähme tagasi teema juurde. Rääkis nagu jälle suurest sellest, kuidas sa nagu sealt ära tulid, aga kas sul oli mingi konkreetne siis mingi päev, mingisugune sündmus, mingisugune pauk, kus sa olid, et Jaa. jah. See oli aeg, kus ma tundsin, et universum, väline keskkond üritab kõike luua niimoodi, et mind sellest tööst ära pöörata. Et ma läheks ära sealt. Aga mul oli ma nii hoidsin sellest kinni. Ja ühesõnaga, ma loodan, et nüüd keegi Ameerika saatkonnale ei ütle, ühesõnaga ma olin no nii, kinni jäi. Oled siin? Ja. Mul ilusti töötab kõik. Mul töötab. Korras. Ühesõnaga ma olin, jah, ma juba ütlesin, et ma loodan, et keegi Ameerika saatkond ei lähe nüüd ütlema. Ühesõnaga ma olin illegaalselt Ameerikast stripper. Et kui keegi teist nüüd läheb ja räägib selle välja, siis mulle pannakse 10-aastane deport. Ma loodan, et te ei lähe, okei, teeme kokkuleppe, et need inimesed, kes vaatavad, sellepärast, et reaalselt, kui nad saavad teada, siis nad panevad mulle keelu peale. Et ühesõnaga ma tantsisin seal ja ma tahtsin kiiresti raha teha, sest seal on rohkem raha. Ja ma tulin, jah, ärge rääkige seda kellelegi, on ju. Ühesõnaga tulin, tahtsin ruttu raha teenida, ma teenisin seal päris palju, tulin Eesti ja Eestis on üks klubi, kus ma töötasin pikalt ja nad hakkasid looma uut süsteemi, et nad teevad tüdrukutele OÜ-sid, et nad saavad lihtsalt neile nagu arvega üle maksta ja siis me ise maksame nagu oma maksud ja niimoodi. Aga ma sain aru, et ma ei taha mingeid makse maksta mingi stripi pealt, kust niigi nad võtavad seal oma protsendi, kuigi keegi ei tea sellest, on ju. Et ma ütlesin, et mulle see ei sobi, et nüüd on see aeg, kus ma lähen siit minema. Ja no raha selles mõttes, et ma ei suutnud veel nagu täiesti ära minna ja ma mõtlesin, okei, ma proovin Saksamaal tööd teha. Ma läksin Saksamaale, töötasin seal ühes klubis ühe päeva ja järgmisel päeval mulle nii ei meeldinud see klubi, see oli nii kohutav, seal oli nii palju tüdrukuid, kes lihtsalt hästi kiiresti võtsid nagu kliente ära, et uutele või sellistele aeglastele ei jätkunud. Niisugused, erinevad reeglid erinevas klubis, vaata. Ja siis ma sain aru, et ma üldse ei taha sinna minna. Ja teisel või kolmandal päeval, kui ma läksin tööle, mul juhtus selline olukord. See on nüüd lugu. Juhtus selline lugu, kus ma pidin metrooga sõitma kesklinna, et siis kesklinnast minna klubisse. Ja metrood, seal oli mingisugune metroode ehitus, et need metrood käisid niimoodi 1-2 peatust
ja siis sa pead teisele perroonile minema ja seal teise rongiga edasi, et nad tegid mingi liinide korrastusi, et sa saad ainult ja need rongid liikusid edasi-tagasi, siis lähed teisele rongile edasi-tagasi, kuidagi väga kahtlaselt liikusid. Ja mul läksid kõik need peatused sassi ja ma läksin rongiga kogemata, magasin maha, rong sõitis tagasi. Ja siis ma juba hakkasin hilinema, mõtlesin, et persse need rongid, lähen bussile. Astusin rongilt maha, võtan Google Maps'i lahti, panen sinna klubi nime, leian bussi, lähen ruttu bussile. Maps'i järgi jõuan kohale ja vaatan, et kus on bussipeatus. Bussipeatust ei ole. Seda bussipeatust ei olnud füüsiliselt olemas. Ja siis mingi naine jalutas mööda, mingi India naine ja ma küsin, kuulge, vaadake, siin on bussipeatus täpselt siin risti peal. Kus see on? Ta vaatab mulle nagu idioodile, ütleb, siin ei ole kunagi bussipeatust olnud. Appi. Siis näitas täpselt bussipeatust. Maps ei ole kunagi valetanud mulle. Ja siis ma küsin, no okei, kus on siis lähim bussipeatus kesklinna? Ja siis ta lihtsalt näitab, no kuskil seal. Ma vaatan Maps'i peale, seal edasi ei ole mingit bussipeatust. Ma mõtlen, okei, jumalaga. Ma lähen sinna, kus ta näitas. Ma läksin sinna ja lõpuks ma leidsin bussipeatuse. Vaatasin, okei, bussid lähevad, vaatasin seda Google Maps'ist. Maps järsku leidis üles selle. Ja mul oli põhimõtteliselt üks buss, mille peale ma pidin istuma ja siis tulen maha ja lähen teise bussi peale. Lähen esimesse bussi peale, lähen sinna kõige ette, et märgata seda peatust, kust maha tulla. Ja vaatan, milline on järgmine buss. Järgmine bussi number oli vist 40. Ühesõnaga, ma jätsin meelde, ja vaatasin ette, et peaasi, et see buss nüüd, mille peale ma pean järgmisena istuma, ei lähe ees ära. Ja ma jõuan ja tead, mis juhtub? See buss läheb eest ära. Noh, võib-olla see oli tegelikult eelmine buss või mis iganes, aga too hetk minu jaoks oli nagu see buss, mille peale ma pidin istuma, läheb eest ära. No see on juba 3 järjest märk, et ma ei tohi sinna minna. Mis tegid siis? Helistasin oma esoteerikust sõbrannale, kes paneb kaarte. Ütlen, kuule, ma ei tea, mis see on nüüd. Mul on siin bussipeatust ei ole ja siis rongid käivad väga kahtlaselt ja siis buss sõitis minu eest ära. Et mis ma nüüd tegema pean? Kas ma tõesti ei tohi sinna minna? Ja siis ta laob kaarte, vaatleb, ütleb, jah, sind nagu pööratakse ümber. Ja kui sa sinna lähed, siis olukord võib minna nii tõsiseks, et alla stiilis, et sul jalg murdub, jalaluu juhtub. Et kui universum täiega peatab juba, täiega ja sa ikka ei kuula, sa ikka teed seda, mida pole vaja teha, kui sul täiega näidatakse, et ära tee seda ja sa ikka teed seda, siis universum juba võtab sellised karmid meetmed ette, kus ta tekitab sulle haiguse, jalaluu murru, mingid asjad veel, mis peatavad sind täielikult. Ja siis ma olin nagu, okei, ei, ma ei taha seal jalga murda, et ma tean küll juhtumeid, kus tüdrukud kukuvad posti pealt alla ja murravad omale käe või mis iganes. Sõbranna murdis, endine, murdis mitu korda kätt. Ja jalgasid murtakse seal on kontsad 20 senti ja et siis ma võtsin oma asjad ära sealt ja läksin minema. Ja kui ma jõudsin siis Eestisse, mul oli nagu selge, et ma pean lõpetama selle asja täielikult nüüd. Et need olid nii tugevad märgid, et ma ei saa neid enam eirata. Kuidas ma ka nagu ei kardaks rahast ilma jääda, see oli suurim hirm. Mitte hakkama saamise ees oli hirm. Ja siis ma nagu tegin universumiga kokkuleppe. Universumiga või endaga. Ma ütlesin, et nüüd ma võtan ette need teraapiad ja taarod. Mul on nüüd 2 diplomit, ütleme niimoodi, diplom ja käsi, tiitel. Ja kui ma tegin nagu täiega väiksemaks selle soovi
mis palka ma tahan nagu saada. Et tookord minu keskmine oli 2006 ja ma lihtsalt lugesin kokku, mis on minu baasvajadused. Korter, söök mulle ja söök kassidele. Ja kõik muud, mingid taksod ja restod ja riided ja kõik muu ma võtan ära ja ma lugesin mingi 700 euri mul oli kokku. Ja ma ütlesin universumile, et teeme nüüd niimoodi, et kui ma selles kuus suudan teraapiate abiga teenida 500 eurot, ma panin miinimumi, 200 euro oli veel teraapiakool. No see on kas soovituslik, ma tahaks käia seal, aga see ei ole eluvajalik. Et kui ma nüüd suudan teraapiatega teha 500 euri kuus, siis see on märk mulle, et ma olen õnnestunud, et see on heaks kiidetud, et ma võin nüüd täiega alustada selle uuega. Ja said... Ja ma teenisin 2200 teraapiate pealt ja see oli nagu täiega siuke märk, et sa oled õigel teel, tee seda. Aga enne teadvud ka üks, ma ei tea, kas just viga, aga selles mõttes üks takistus on see, et kui me oleme harjunud saama, ma ei tea, 2000 eurot kuus, 2000, 3000, siis kui me tahame mingile uuele elualale minna, me tahame kohe hakata teenima ka 2000 või 3000. Aga väga tihti see ei ole lihtsalt võimalik. Näiteks kui sa lood mingit äri, põhimõtteliselt alustab ju nullist, on ju. Või sa lood teraapiaid, sa ei tea, palju sa sealt tulemust saad, sa lood reklaami, on ju, aga sa ei saa 100% selles mõttes ette näha, et kas on edukas või mitte edukas. Ja ma lihtsalt võtsin selle plangu maha ja ütlesin, okei, kui ma miinimumi saan, siis see tähendab, et kõik on hästi ja mul on nagu roheline tuli. Aga enne ma olin nagu, et ma tahan 3000 eurot kuus, mis mõtet ma üldse teen need teraapiaid 50 euri eest, et ma pean ennast segaseks töötama, et saada 3000 eurot selle 50 eurise teraapiaga. Ja siis see ka nagu tõmbas selle tuju maha. Aga kohe, kui ma ütlesin endale, et savin, et 3000 peaasi, et ma maksan oma nagu korteri ja söögi kinni, siis kohe nagu õnnestus. See on jälle see koht, kus inimesed hakkavad liiga palju planeerima ja täpselt endale neid kriteeriumi paika panema ja limiteerivad lihtsalt neid universumi võimalusi, kuidas, kas siis see rahasumma või need asjad, mis sa tahad sinuni tuua. Puhas mingi manifesteerimine, ma ei tea, tahad endale uut autot ja siis hakkad mõtlema, okei, kuidas ma nüüd rohkem tööd teen, rohkem rassin ja raha teenin, et siis see auto endale osta, aga tegelikult neid viise, kuidas seda auto saada, nagu nii palju, sa ei suuda ettegi kujutada inimesena seda, on ju. Aga just see, et sa hakkad limiteerima neid võimalusi, et sellega, et sa hakkad nüüd ise paika panema, et okei, nüüd ma pean tegema seda, ei. Ma vaatasin, et sa vist teed manifesteerimise meistriklassi või midagi sellist. Mitte päris veel, meil on lihtsalt kogukonnas sihuke väike väljakutse nagu, et kuidagi eluga seotud, et mitte lihtsalt, et toitume ja teeme trenni, vaid et kas sa elad päriselt seda elu, mis sa tahad elada, kas sul on äge iga päev, mis mõtted sul on, mindset, positiivne, negatiivne, midagi sellist, et vaikselt liigume sinna poole, aga veel pole teinud. Aga sul see õnnestub väga hästi. Ma kuulasin natuke mingit podcasti lõiku, kus sa rääkisid Janno ka? Janno. Ma kardan kogemata valesti öelda. Sa rääkisid ka, et otse ja toored podcast. Seal sa rääkisid, et sul on kõik õnnestunud nagu manifesteerida ja elada nagu täiega, et see on nagu täiega teema, sellepärast, et meie inimestena olema nii omas kastis kinni ja me hakkamegi niimoodi, et ma tahan autot, okei, mis selle jaoks on vaja teha selleks, et ja ka mina olen täiega nagu selles mustris, et mul on nagu täiega raske sellest välja tulla, need rahateemad on lihtsalt nagu käivad minust kogu aeg niivõrd üle ja isegi praegu, saad aru, ma nagu omast arust olen heas kohas, ma teen tööd, mis mulle meeldib, ma saan piisavalt head tasu selle eest, mul on piisavalt palju kliente, et mitte ainult ellujäämist nagu tasandit kinni maksta, aga natuke peale. Minu keskmine on praegu 2000 eurot, 2-3000 eurot, et üsna hästi. Aga jällegi, kui ma midagi tahan, ma ei suuda luua seda, midagi suuremat. Et ka minul oleks vaja
sinu manifesteerimismeistriklassi. ma räägin praegu eriti siia Egiptusesse kolides, mul on nagu väga aktuaalseks need teemad läinud, et just kui ma muidu olen nagu alateadlikult neid asju kuidagi manifesteerinud, siis mulle üldse see sõna tegelikult enam ei meeldi, et pigem ma tahaks öelda, et loonud, siis nüüd ma jõuan rohkem nagu sinna, et okei, mis see nagu füüsika seal taga on või kuidas nagu päriselt need asjad toimivad. Et täpselt kui sa näiteks ütledki, ma tahaksin endale uut autot, siis sa ei saa seda, sest universum on ju peegeldab sulle seda, mis sa parasjagu ise oled. Ja kui sa siin hetkes praegu ütled, ma tahaksin autot, mida mul veel ei ole, siis sa ju ütledki, et praegu mul seda ei ole, aga ma tahaks. Seega, kuidas sa pead hoopis käituma, on see, et mul juba on see auto ja ma ütlengi, sa lihtsalt nii räigelt gaslight'id ennast, kuidas see siis eesti keeles on, et petad ennast või oled delusional, noh, kujutad ette, et jah, mul ongi ja ütledki nii palju, et sul juba see on ja siis saab see universum sulle seda peegeldada. kuidas ma kujutan omale ette, et mul on auto, mida mul ei ole? No vot, ja see ongi see koht, kus enamus failivad ja seal on vaata just täpselt need lapsepõlvest tulenevad uskumused, mis blokeerivad kohe selle kõik sealt ära. aga mul läks 2 päeva vist siin Egiptuses, kui ma sain selle auto, mis ma tahtsin. sa pead loomise, ütleme siis manifesteerime, võtame ära, kui ei meeldi, on ju, loomise meistriklass. ja, jah. kuidas ennast ümber veenda, et sul on see juba olemas? Ja. No ja praegu ma tahtsingi sinna jõuda, et ma lähen nagu iga päevaga järjest sügavamale nende teemadega, et kuidas siis täpselt see teadvuse ja alateadvuse suhe siin universumis või mis üldse, mis me siin teeme, mis me oleme, kus me oleme, et täpselt kõik, kuidas see teadvus iseennast kogeb ja kõik see, mis me üks oleme selle suure teadvuse osa, mina, kes teadvustab seda, mina olen mina, on ju, mis ülejäänud siis on alateadvus ja mida sulle peegeldatakse, alateadvust ja kui sa suudad ise oma alateadvust gaslight ida, siis seda sulle näidataksegi, täpselt sul juba on see auto olemas. mitte kuidas ma nüüd seda autot saan, vaid küll see tuleb, kui sa ise oled ma pean jah, kuidagi paberile vaikselt kirja hakkama panema ja sellest nagu rohkem vist inimestele rääkima hakkama, et tegelikult on äge Eeva Lepik räägib sellest. jah, jah. sellest ja nüüd ma olen hästi natukene Eeva Väljaga kokku puutunud, vaielnud temaga vahepeal all kommentaarides ja siis vaadanud ühte tema videot, mida mulle saadeti, millest ma kirjutasin kuskil 10 lehekülge välja, et ta on nagu need raha teemad ja kuidas luua, et sa lood selle olekuga, et sa pead astuma sellesse versiooni endast, kellel see on juba olemas, kes juba kogeb seda ja detailideni ette kujutama ja mitte lihtsalt ette kujutama, vaid läbi südame, läbi kogema, et kui mul on see auto juba olemas a la stiilis, kuidas ma astun, kuidas ma hingan, kõik, kuidas ma ärkan, on ju, kuidas ma lähen magama. Just, sest tegelikult vaata, me ei taha ju seda autot, vaid me tahame seda tunnet ja emotsiooni, mida me kogeme, kui meil see auto on. Ja sa saad seda kogeda praegu ka ilma selleta, et sul siin füüsiliselt see auto oleks aga keda huvitab, kas see oli äkki ajuloputuse podcasti osa 40 või 41, seal ka Eva Lepik siis meil külas käis, aga YouTube'is on tal ka videod. vaatama. Ja. Vot, okei. Siis läksime jah, natuke ka jälle eemale, aga see on nagu väga-väga kasulik, sellepärast et see on mega aktuaalne. See on mega aktuaalne, kuidas me istume kõik perse laiali ja ei taha mitte midagi muuta ja vingume, et see väline ei vasta meie ootustele ja ka mina praegu teen täpselt sama, et selles mõttes mina ei ole parem kui teie. Et ka mina praegu istun selles väikses korteris ja mõtlen, kuidas ma tahaks olla Tais, on ju, et miks see kõik ei toimu niimoodi, nagu mina tahan, aga ma pean ise ju looma ja ma pean ise vastutust selle eest võtma. Täpselt, ma ka siin, mis see siis on, 3-4 nädalat tagasi või? Ma olin reisil lihtsalt Egiptuses, hommikusöögilauas mõtlen, aga miks ma siin nagu ei ela, et mis ma seal Eestis nagu külmetan ja inimesed seal kurjad ja kolin siia ja 5 minutiga oli otsustatud. Kõik asjad müüki, ühe otsa pilet ostetud. Aga mida ma ootan? Kui ma tahan, siis ma teen, kui mulle ei meeldi, ma saan tagasi minna. Ma olen lihtsalt nii hetkes ja nii usaldan seda universumit, et kõik on niikuinii ette planeeritud ja kõik läheb nii, nagu peab. Alati.
see on nii ilus, kuidas sa seda teed, sellepärast et mina praegu vaatan sind ja mul tulevad üles hirmud. Ma vaatan sinu seda villat ja mõtlen, kui palju sa kuus maksad selle eest. Ja mõtlen, äkki see on minu kuutasu, aga kas ma suudan luua rohkem, onju. Ja siis ma mõtlen, et kui ma kolin sellisesse villasse, kuidas ma hakkan nagu värisema ja üle töötama. Tead, või mul on see ületöötamise hirm, sest ma olen üle töötanud. Ma võtsin oma siis selle terapeudi karjääri alguses, vaata, ma rääkisin sulle, et ma teenisin 2200 500 asemel. Ja siis ma hakkasin räigelt tööd tegema. Ma võtsin 3-4 klienti päevas. Ma põhimõtteliselt oma elu ei elanud. Ma elasin teiste inimeste lugusid, teiste inimeste elu kogu aeg. Ja kui sa korraks nagu püüad seda mõista, et sul on 3-4 inimest niimoodi ja sa aitad neil lahendada neid elu muresid, siis ma põhimõtteliselt kaotasin ära ennast teiste muredesse. Aga mul oli nii hirmus peatada see voog, inimeste voog, sest seal olid rahahirmud taga. Kuna siis tänaval olemise hirm ei olnud lihtsalt aju poolt lihtsalt illusioonina loodud, see oli reaalne kogemus, kus me emaga jäime korterist, ema jäi korterist ilma ja me elasime tänaval, seal keldris, millega ma olen ka aastaid tegelenud teraapias, oma seda sisemist 3 aastast sealt keldrist välja toon. Aga ikka see füüsilises reaalsus oli nii hirmus, et kui ma nüüd ei võta 3-4 klienti päevas, siis kui mu elu kukub kokku lihtsalt, saad aru. Ja ma tulin Egiptusesse. Ja ma olin seal hotellis ja ma põhimõtteliselt nutsin, et miks ma ei ela päikse käes. Ma tahtsin päikse käes elada ja ma nutsin ja mul oli seal paanikahood, sest ma vihkasin oma kliente, ma vihkasin oma elu, ma vihkasin kõike. Ma ei saanud aru, miks ma nüüd seda teen. Kuigi ma mõistsin, et see oli ju see minu unistus. Ma nagu peaksin olema õnnelik, et ma täitsin oma unistused, nüüd ma töötan inimestega, nüüd ma olen puhkusel, nüüd ma teen seda, mis mulle pakub sisemist rahuldust. Aga miks ma olen ikka õnnetu? Vot. Ja siis ma pidin rahast lihtsalt loobuma, ütleme ära, et raha ma jätan. Ma võin enda põhjal siia samasse auku käiva näite tuua, et ma ei hoidnud fookust selle rahasummal, ma lasin täiesti lahti, mul oli näiteks ütleme 20 klienti ja ma ei suutnud enam nii palju tööd teha nädalas nagu telefonist kõik need online'is on ju, treenitavatele siis tagasiside andmised ja ma ütlesin, tänasest ma tõstan oma kuutasu 1,5 korda, et siis ehk ma saan vähem kliente, et ma pean siis tegema vähem tööd, aga ma teenin kas siis sama summa, on ju, või siis veel rohkemgi. Ja ma lasin lahti ja siis läheb nagu paar päeva mööda, küll ühel kliendil suri koer ära, siis teine klient kolib, on ju, et tahavad nii-öelda lahkuda, aga samal päeval, kui ma tõstsin oma kuutasu siis 1,5 korda, mis on Eesti kuutasu kohta nagu ikkagi päris kõrge, mul tuli 2 uut klienti samal päeval. Ja siis ma mõtlesin, et okei, universum tühja kohta ei salli, kuidas öeldakse, loodus tühja kohta ei salli, on ju. Klientide arv poole vähem, teenitud summa sama. Täpselt nii, nagu ma tahtsin. Aga ma ei hakanud planeerima, midagi paika panema, et nüüd ma pean tegema seda, saama nii palju uusi kliente. Ei, ma lihtsalt tegin selle otsuse, et okei, ma tahan teha vähem tööd, rahasumma on, mis on, küll tuleb, kuskilt ikka tuleb, alati tuleb ja siis asjad lähevad lihtsalt ise. Tuleb lihtsalt usaldada. See on väga huvitav, kuidas sa tegid. Ma tegin natuke teistmoodi. Ma mõistsin, et mul on liiga palju kliente. Aga mul on nagu ühekordsed kliendid, nad ei ole need, kes käivad nagu nädalast nädalasse. Vaata, et ma sain aru, et kui on vähem klientide arv, oleneb ta sellest, kas ma tõstan või ei tõsta, see summa kukub. Kui ma isegi võtan 1 kliendi päevas 4 asemel, siis see summa on juba nagu poole võrra väiksem, rohkem kui poole võrra väiksem. Aga ma ütlesin, et vahet ei ole see raha, peaasi, et mul on jällegi nagu kõik eluks vajalik kaetud ja ma lihtsalt, kes tuleb, see tuleb. Et ma enam ei täida oma graafikut täiega, nagu ei tee reklaami nagu hull.
ja siis see õnnestuski. Ja siis mul oli vähem raha, aga ma olin rohkem rahul, sest mul tekkis palju vaba aega. Ja seda vaba aega ma siis ütlesin siis lihtsalt asjadega, mis mulle meeldisid. Ja ühel hetkel noh, see depressiivsuse laine ikka päris lõpuni ära ei läinud, sest raha ju tahtsin rohkem aga nüüd ka tõstsin hinda, kliendid tulid vähem, ütleme siis praegu mul käib 2-3 klienti nädalas. Ja niimoodi rahulikult. Mõnikord ühes nädalas ei ole ühtegi klienti. Ja tookord oli niimoodi, et jah, et need rahateemad ikka ei lase minust nagu lahti. Mina ei lase rahateemadest lahti, siis just, ütleme tahtsin niimoodi. öelda. Just, et mul siiamaani see ümber, noh, see protsess veel käib. Ja mul oli järjekordne depressioon, sest raha oli vähe, kliente ma palju ei tahtnud, ehk siis seda sama mustrit ma korrata ei tahtnud ja ma lihtsalt olin tupikus, et mida ma siis teen. Ja universum, ma siis, mul on need vaim ja vaimsed õpetajad, kellega ma vestlen. Minu need isiklikud juhid. Ma pöördusin siis nende poole ja nuttes küsisin, et mida ma nüüd teen, et okei, mul on rohkem vaba aega, mul on vähem raha, aga mul on ikka mingisugune väsimus ja depressioon. Et noh, sain ju tegelikult, mis tahtsin, aga ikka ei ole õnnelik. Ma ei tea, mis selle õnnelikkusega on, see on ka eraldi teema, et see on aktuaalne siiamaani, et ma siiamaani otsin endast seda rõõmu, et olla iga päev lihtsalt rõõmus ja hoida fookust sellel. Vot, ja siis see universum saatis mind Hispaaniasse, kus mul oli 3 nädala peale taskus 300 euri. Ja kui ma vaatasin kõige odavamaid hosteleid seal Hispaanias, siis see oli üle 300 euri. Rääkimata söögist. Ja siis niimoodi ma läksingi Hispaaniasse. Mul oli 300 euri taskus. Ma mõtlesin, et savi, et kui vaja, siis magan tänaval. See oli nagu usalduse hüppe. Universumi usalduse. Kõigepealt nad saatsid mind Taisse. Ja ma leidsin Taisse pilet, ma leidsin Taisse piletid 500 euri eest sinna ja tagasi. Aga siis, kui ma oleksin seda hüpet teinud, mul ei oleks seal ei elamiskohta, ei söögiraha. Ja see oli liiga suur usaldushüppe minu jaoks ja ma valisin Hispaania. Ja läksin 300 euri taskust, 200 euri piletid ja 300 euri taskust. Ja universum lihtsalt hoidis mind. Ma kuulutasin välja, et ma teen mingid minikanaldusi ja järsku ma lihtsalt, ma ei tea, mingi 10 inimest tekkis sinna, kes tahtsid neid minikanaldusi. Ja siis kõige kirss tordil oli see, et ma leidsin ühe hipikommuuni, kes elasid põhimõtteliselt mere ääres maha jäetud majas. Seal olid ka vahepeal rotid ja mingid prussakad, aga see oli väga põnev kogukond. Ja mis oli veel põnev, oli see, et neile toodi sööki niimoodi ette. Neile lihtsalt toodi gaasi, toodi sööki, sest saad aru, minu süsteemis ei ole võimalik see, et mulle lihtsalt midagi antakse niisama. Et ma pean alati midagi tegema selle jaoks, et saada. Ja siis universum näitas mulle olukorda, kus sinu ukse lävele lihtsalt tuuakse toitu. Siis ma olin nagu, vau, niimoodi on ka võimalik. Ma ei ütle nüüd teile, et te peaksite minema hipikommuuni ja tegema sama. Või elama sellist elu. Tuleb aru saada, et kõik on võimalik ja vot see, sa just ütlesid, et sa tegid selle usalduse hüppe. Ma soovitan igal inimesel nagu, kas või praegu näiteks tagantjärgi oma minevikule mõelda, et kus sa oled teinud siis mitte teadlikult neid hüppeid või et kas sul on olnud mingi mega raske olukord, mis siis on nagu lahenenud, sest alati kõik laheneb niikuinii. Ja vaadatagi nagu tagantjärgi neid olukordi, et näed, tegelikult ju kõik alati laheneb, üks asi viib teiseni, et õppidagi nagu siin praeguses hetkes ka rohkem seda universumit usaldama, et see on nagu mega oluline. Jah, küsimus on selles, et mis vahe on
universumi usaldamisel ja sellel, et ma võtan vastutust selle eest, mida ma loon. Kui ma tahan omale autot, on ju, ja ma hakkan seda looma, on ju, kas see tähendab seda, et ma usaldan universumi või ma ei usalda universumi ja üritan midagi ise luua? ise luues usaldad või usaldus tähendab seda, et ma loobun ja lasen kõigel juhtuda ise. Vot see on ka praegu mul nagu sihuke põnev küsimus, et kui ma midagi tahan, on ju, ja ma hakkangi looma selle tehnikaga seda, mida ma tahan. Ma hakkan looma seda seisundit enda sees, kui mul see juba olemas on. Ja siis see tekib. Mis see on? Kas see on usaldus või see on pigem ebausaldus ja soov ise midagi muuta? megapõnevad teemad meil siin ikka kuule, Anastasia, aga meil siin aeg hakkab tiksuma vaikselt. Mis sa siia lõppu inimestele ütleksid, mingisuguse sõnumi, mõtte, et võtame selle kogu teema kuidagi kokku? Ma ütlen, et vaadake enda sisse, kas te olete oma eluga rahul. Vaadake ausalt sellele otsa. Ja kui vastus on ei, siis leidke endas see julgus hakata astuma neid esimese samme selle muutmise poole. Ja otsige seda, millele teie hing resoneerub või vastab, mis meeldib teie hingele. Et see on see võti, millele hing resoneerib, sest senikaua, kuni ma oma mõistusega, oma egoga, oma mõistusega mõtlen välja, mis mulle meeldib teha, senikaua ma ei ole õiges kohas. Et tunnetage, proovige leida nagu tegevust, mis pakub teile rõõmu hingest. Ja siis vaikselt astume sinnapoole. Nõustun, toetan, allkirjastan suur aitäh, Anastasia, et tulid ja lobisesid ja kindlasti lobiseme veel. Kellel tekkis küsimusi, mõtteid, võite alla kommentaaridesse jätta ja järgmist teemat siis. Just ja kohtume järgmine kord. Aitäh sulle. Tšau.